täiega. Paneme täiega, number 6. Nii, sest et midagi muud ei jää üle, külm talv tuleb väga karastada, hingeliselt ka. Ja ennast karastada. Ei, millest me võiks täna rääkida? Et täna võiks ehk rääkida jälle võib-olla tervisest, et see teema vist on üsna või ajalugu või... Ja väga hea teema, aga ma tahaksin sind kiita, et sa ütlesid, et me elame väga heas kohas. Meil on olemas suvi, meil on olemas kevad, suvi, sügis, talv. Ja kõik asjad, mis tugevaks teed. Kõik, mis õnneks vaja. Inimene saab sellises olukorras teha üks kahest, kas mängida ohvrit või võtta seda võimalust kasvada. Ja näiteks lähed sauna ja pärast lähed lumehange. Jah, et kõik need ebamugavused võivad olla tegelikult hoopis võimalused saada tugevaks. See on viis, kuidas me vanasti ennast karastasime, et vanasti meil ei olnud kuumasid duše ja dušikeele ja igast siukseid asju, et vanasti me lihtsalt hüppasime külma jõkke ja see oli kõige mõnusam asi üldse. Ja, et ma arvan, et varsti paljud rahvad tahavad siia tulla ka ennast karastama. Et palju asju võib teha, et oma elu mugavamaks ja mõnusamaks teha, eks ole? Jah, aga tihtipeale unistamisest aina ei aita, et tegusid on vaja. Tegusid on vaja teha. Aga tehke tegusid ikka mitte liiga palju ennast sundides, vaid lihtsalt nähes, et kontrasti, et mis juhtub teie elus, kui neid tegusid ei tee. Et näiteks kas kui te elate oma elu samamoodi, nagu te olete viimane aasta elanud, kas sellest oli küllalt või ei olnud küllalt? Kas selles on olnud arengut või on pigem allarengut või lihtsalt siuke ei juurde sama teema kogu aeg. Et areng on hea asi, et ainult kui läheb õiges suunas, eks ole? Jah, et seal on alaareng ja seal on üleareng. Nagu Nietzsche ütles, üliinimeseks saada. Üliareng, jah. Endast ülemale kogu aeg kasvad nagu. Jah, et seal ei ole piiri, et seal on alati võimalik ennast arendada aina rohkem ja rohkem. Et kas keegi teist kuulajatest omab mingid piire, mingid piiranguid, et kusagil on selle lagi, klaaslagi, et üks inimene on võimeline tegema teatud asju, et üle selle piiri ei ole võimalik minna, aga kunagi ei tea. Kui väga pingutada ja endale siht seada, kelleks või milleks me tahame saada, siis kui me tuletame endale meelde, et ega meid väga palju polegi ja see oleks arvuliselt ja see oleks väga hea, kui me muutume tugevamaks, julgemaks, vapramaks ja nii edasi, siis on selge, et iga maailmane, kes tahab meie kallale tulla, mõtleb ennem väga hästi järgi, kas tasub üldse tulla meie kallale või ei tasu seda teha. Eks ole, oled nõus? Jah, et siin Eestis on arukaid inimesi, et meiega ei maksa väga nalja teha. Jännata. Et aga loomulikult see nõuab jah ka vaimselt väga sügavat kasvamist, eks ole. Et õige tee leida ja mööda õiget teed edasi minna. Aga ühiselt, sellepärast, et ükshaaval võib meid kõiki puruks murda. Ja suhtlemine on väga hea viis, kuidas areneda. Et leia inimesi, kes on niisugused eeskujulikud ja kes ei ole väga nakatunud selle hirmuga ja ahnust ja nende asjadega. Otsi inimesi, kes on iseseisvad ja tegelevad enesearenguga, et need on
nendele inimestele arvatavasti pakub huvi aidata ka, kui sa nende eest mitte väga meeleheitlikult ei küsi, või ei nõua neid abi, et lihtsalt vaata, püüa nendega tuttavaks saada ja nad hea meelega aitaksid, ma tean, seal on palju inimesi. Ja siin Polumeris ongi komme üksteist nagu aidata ja see on väga tore komme. Minu arust see nagu õpetab teisi ka, sest et siin on palju inimesi ja tõepoolest on võimalik üksteist aidata. See on nagu kultuuritehas, et siin on palju igat sorti inimesi, kes annavad oma panuse kultuuri arengule ja pidevalt pumpavad värsket verd. Ja näiteks, eks ole, sa võid ise seda näidata. No siin on meil kollakas kuldne raamat, mis on kuldvasikas, sellepärast kuldne ja kollane, eks ole. Jah, et see võib olla üsnagi väärt lugemismaterjal, et artist on meil siin meiega ja noh, ma ei tea, kas on õige öelda meiega, kui artist on minuga pigem või teiega ja minuga. Ma olen kõigiga, sellepärast et kultuur on juba niisugune, et tal ei ole pidureid kuskil ees, vaid ta läheb igal poole üle maailma. Näiteks kui siin oli 42 antoloogia, viimane antoloogia, mis Pen Klubi välja laskis, seal oli sees ka tähendab 4 luuletust igalt ühelt oli võetud ja sinna raamatusse sisse pandud, nii et siin Eesti oli ka esindatud, ma tahan uhkusega seda öelda. Et me ei ole suugi kuskile taha plaanile surutud. Et kui te hästi ja tublilt ja andekalt oma tööd teete, küll siis teid märgatakse. Jah, et ära püüa olla kedagist parem, vaid püüa olla iseendast parem. Tõsta iseenda latti järjest, et julge ise teha suurimaid tegusid, et julge uskuda iseendasse, et sa oled võimeline tegema enam. Ja samas tunne huvi selle üle, see võib olla üsnagi meeldiv asi elus, et eneseareng võib olla üsnagi põnev ja meeldiv ajaviide. Et te teate midagi põnevamat kui eneseareng, et videomängud on küll põnevad, või kaardimängud, aga eneseareng, et leiad midagi iseendas, mis järsku mõnes mingil asjas latt läks kõrgemale, et see võib olla küll, minu arvates on küll. Ja siis võib kõikidele teistele ka eeskujuks olla. Jah, et sul saab et see on õige tee arvatavasti, mida mööda tema läks, lähme meie ka siis, eks ole. Jah, et teine inimene vaatab, et midagi sinu elus on mingit iva ja mõtleb, et mis see iva võib olla ja ta hakkab sinu vastu huvi tundma ja hakkab juttu rääkima võib-olla ja leiabki selle iva ja siis saab seda kasutada tugipostina enda enesearengu teekonnas, et mis see võib inspireerida teist inimest minema omaenda sisemise rännaku poole. Kõige rohkem enesearengut leiab aset seesmiselt, mitte välismiselt, et kui on soov arendada iseennast, siis kõige parem koht, kus leida vihjeid ja just nimelt, kui me suhtleme omavahel, tähendab, me võime üksteisele anda oma ideid edasi ja arutada nende üle, et millised siis kõige õigemad ja paremad teed on. Ja muidugi üks teisena, mis on parem muidugi, et mis on peaaegu sama hea kui iseendaga suhtlemine, iseennast avastamine, iseenda keha ja oma meelt ja lihtsalt oma sisemist maailmat on suhelda teiste inimestega. See on nagu arvatavasti number 2 kõige parem viis, kuidas enesearengut teha. Ja mitte karta seda suhtlemist, et võib-olla me ei ole tema tasemel ja nii edasi. Ei. Et ma ei ole vääriline või...
või mul on niisugune häbi või. Ja kui meil on ühised huvid, siis me tõepoolest leiame selle ühise tee ka, et mismoodi need. Seal on väga palju inimesi, kellel on, mõtlevad, et ei ole vääriline või on häbi või nii edasi, nii edasi. Ja ühised huvid peaks üles leidma lõpuks sellepärast, et nagu ma ütlesin, me oleme ju väike rahvas, meil kindlasti peaks olema ühised väärtused, ühised tõed, mida me kaitseme ja läbi viime ka ühiselt. Need on need ühised väärtused. Oleks tore omad leida inimesi, kes on nõus arutlema teemasid, mida ise vajada arutlemist. Et seal on, ma arvan, et hulgi inimesi, kes omavad mingeid teemasid, mida nad tahavad väga arutleda, aga nad ei ole leidnud kedagi, kellega seda arutleda. Ja ei olegi lubatud arutleda. Näiteks Facebook, eks ole, ta paneb sul kohe blokeeringu peale ja nii edasi. Kuigi ta sellega teeb karu teene, eks ole, meile kõigile, eks ole, sellepärast, et kui ei ole ühissuhtlemist, siis diskussiooni ka ei teki absoluutselt mingit. Ei kriitikat, ei diskussiooni. Ja nagu Tiit Kärner ütleb, et kultuuri juures on meil väga halb üks seisukoht, mis on tekkinud millegi pärast viimasel ajal, et sügavad ja kõike haaravad ideed meil puuduvad kahjuks. Et sellepärast, et kui me ainult ühtesid inimesi toetame ja kiidame ja nendest räägime igal pool, kuhu jäävad siis teised, eks ole, et siin tekibki see probleem, et keda kiita, keda laita, kelle üle ausalt ja tõepäraselt arutleda, mida nad on teinud ja mida nad on suutnud saavutada siin elus. Et kindlasti on vaja meil laiaulatuslikku diskussiooni. Ja nagu kunagi oli ka siin näiteks Naani vahel ja siis teiste vahel, Kaplinski vahel ja aga juba ammu pole ühtegi niisugust sügavat probleemi nagu tekitatudki siin Eestimaal. Võib-olla mõni üksik kunstnik nagu näiteks Terje Ojaver oma Elajaga, mis oli ühel, mitte just kõige viimasel, aga eelviimastel seal kunstinäitustel, ta oli Harju tänaval ja tõepoolest see Elajas pani kõik mõtlema sellepärast, et Elajas pimedat näris inimeste konte, tallas nende peal ja temal oli ainult tähtis see, kuidas tema siin võimalikult hästi ellu jääb ja teda ei huvitanud absoluutselt need inimesed, kelle peal ta tallas siis otsesel kombel kohe. Ja neid inimesi on väga palju, siin muusikud on siin rääkinud, et miks on niiviisi, et ühtesid toetatakse, teisi üldsegi mitte. Täpselt samuti siin kirjanikud on väga palju seda kirjutanud. Ma võin teil lihtsalt ütelda, et loomulikult on niiviisi, et kui on olemas kultuurkapital, siis nagu juba ütles Tammsaare, et ühtesid seal toetatakse, teisi absoluutselt mitte. Et nad ei saa ühtegi senti, isegi kui nad teiste raamatud näiteks välja annavad, debüütraamatuid, täiesti uusi debüütraamatuid ja nii edasi. Ja loomulikult siis, kuidas see asi üldsegi edasi saab areneda, kui isegi neid raamatuid ei toetata või hoopis ära keelatakse mingid raamatud, nagu näiteks oli siin minu ühe raamatuga Märka mind ja just praegu me vaatasime ühte välismaa kirjanikku, kus on seal oli suur kriitika Donald Trumpi suhtes ja kus oli siis võta vabalt või pane täiega, eks ole, siin on ka, sinnapoole juba jutt ja selles raamatus siis totaalselt naerdi siis Donald Trumpi üle, aga minul oli see, ma ei olnud kuskil ütelnud, et ma seal püüan naerda siis Donald Trumpi üle, seal oli lihtsalt räägitud, kuidas tehakse selles maailmas poliitikat tänapäeval. Ja poliitikat tehakse loomulikult ainult niiviisi, et kellel on kõige suurem rahakott,
siis tema saab endale osta kõik kohad üleval Riigikogus, saab osta kõik ajalehed ära, saab absoluutselt kõike teha, mida ta vähegi tahab ja kõik ka kriitikud ära osta, kes siis sinu teoseid hakkavad üles kiitma. Ja nii edasi, tähendab rahadega saab kõik teha. David Vseviov täpselt sama asja mainis ära. Kui on olemas suured rahad, korporatsioonide rahad, nad võivad kogu maailma ära osta ja oma ideed läbi viia täielikult. Nad juba seda tee. Nad juba teevad seda tegelikult väga suurel määral ja nii et. Lihtsalt ostavad maailma ära. Ja kõik valitsused, kõik riigid, keda nad tahavadki kinni panna, aga ma ei tea, et mõni riik oleks selle vastu protestinud, et miks meie riiki tahetakse kinni panna või meie rahvast hakata vähendama. Ma ei ole näinud, et ükski valitsus oleks selle vastu protestinud, võib-olla natukene Poola või Ungari, natuke pisut sinnapoole on püüdnud areneda. See olgu üks paras monopol siin on see monopolimäng, tead monopolimängu? Jaa, monopolimäng. Absoluutne monopolimäng ja muide, mis on kõige naljakam on see, et kunagi ammu ei tohtinud teha väga suuri korporatsioone, sellepärast, et siis ei saanud teised üldsegi areneda. Oli teatud piir, milleni sa tohtisid oma korporatsiooni edasi viia. Ja kui sa kogu maailma, need kõik rahvad ja riigid täidad ainult oma korporatsiooniga igal maal, siis teised ei pääsegi mitte kuskil löögile. Ja täpselt samuti on kunsti ja kultuuri suhtes ja kõikide asjade suhtes. Jah, maailmas on vaja mitmekülgsust, kui lihtsalt üks... Loomulikult, et üks ainult klähvib kuskil üleval ja kõik teised peavad kuulama, mida tema ütleb ja tegema tema järgi, eks ole. Eestil võiks ka olla võimalus natukene päikest saada, mitte lihtsalt üks lihtsalt kogu päikse ja langetab varju kõigile teistele. Kõik muu selle all värvab ära, aga ainult üks taim võtab kogu planeedi. Üks väike perekond näiteks kamandab kogu inimkonda ja tema eesmärgid on siis inimkonda vähendada väga suurel määral, siis riigid hävitada, rahvused hävitada ja nii edasi, tähendab, mis on täiesti inimkonna vastased ideed. Aga me ei näe, eks ole, et keegi eriti nende vastu viitsiks ja tahaks isegi võidelda, eks ole, ka meie valitsused mitte. Eks kõik võimalik vastupanu peab rahva käest tulema, eks ole, nagu siin Tiit Kärner ütles ka, et rahvas, kes on kõrgema võimu kandja, see peab ennast läbi tegude näitama, et mida ta tahab, millist teed mööda tema valitsus peaks edasi käima ja nii edasi, tähendab, rahva käes on suurim võim. Mis te arvate, kes peaks meie rahvast kaitsma? Kas sõdurid või poliitikud või... Kunstnikud, kirjanikud. Kunstnikud, kirjanikud. Et keskmine inimene lihtsalt istub kodus ja rutiinselt teeb oma elu ja läheb kellegi jaoks tööle ja lihtsalt elab kellegi teise nägemuse järgi ja ise kunagi enda nägemusi ei mõtle kunagi teha ja lihtsalt ei ole kunagi aega ja raha ei ole ja hirm ja argus ja kõik need asjad tulevad juurde, eks ole. Häda ja viletsus ja tervis ja kui ta teab, et inimkonda püütaksegi vähendada, siis tema automaatselt mõtleb, et tema ka sinna alla ju kuulub. Miks nad ei hakka siis iseenda hävitamisest peale, kõik need rikkurid ja nii edasi, kõige suuremad rikkurid, eks ole, alustagu iseendast, kui nad tahavad nii kangesti hävitada, vähendada inimkonda. Kas te olete kuulnud, kallid pealtvaatajad, et sellist väidet nagu konna keetmine aeglasti, et alguses visatakse konn potti külma vette, konnal on seal üsna hea olla, et ei ole liiga tuline ega midagi, aga siis tasapisi tõstetakse seda kuumust aina üles, krutitakse üles ja siis järsku see vesi keeb ja konn ei saa arugi, et vesi keeb ja lihtsalt keeb seal
sest et ta on harjunud, et kogu aeg läheb kuumemaks. ja tasapisi, aga me oleme juba peaaegu keevas punktis, et veel ei ole, noh. Kohe sureme, eks ole. Nojah, tundub nii, et oleme üsna ääre peal. Sest et nali naljaks, aga praegu tõepoolest tuleb külm aeg ja see on tore, et inimesed nagu püüavad karastada, võib-olla suusatada seal, aga kui tal ikka ei ole küllalt kütust kodus, eks ole, et kütta oma ahjusid ja nii edasi, siis ta ei saa ka korralikult oma tööd teha ja välja puhata. Vastupanu vahendatakse ja võetakse ressursid ära, et ja see konna teema, mis ma rääkisin, muidu kui konna panna kohe kuuma vette, tõppaks kohe välja ja ta saaks minimaalseid kahjustusi, aga meie seal juba podiseme tasapisi juba mitmeid aastaid, eks ole, ja ikka ähvardatakse, et tuleb uus Covid ja kohe peate hakkama kandma maske. Et meie tervis ei ole nii hea kui 100 aastat tagasi või 200 aastat tagasi, et räägitakse küll, et nüüd, kuna meil on külluses toitu ja televiisor ja diivan ja külmkapp, nüüd meil on tervis palju parem. Muide, see toit, mis on poodides praegu ja väga kalli hinnaga, see on totaalselt vilets. Ta on juba nii rämpsuks muutunud. Kas seal on peale suhkru või süsivesiku muid aineid sees, isegi kui seal on öeldud, et lisatud ained on vitamiinid, need ei pruugi, need arvatavasti pigem teevad täpselt seda vastupidi, mida seal paki peal kirjutab. Ja ma hiljaaegu sain mürgituse just nimelt poest ostetud toidu puhul. Meeletu mürgituse, sest mingi muu põhjus ei saanud seal olla. Lihtsalt siis käib tohutu jaht selle peale, et sealt midagigi leida sellest poest, aga seal pole enam midagi leida. Tähendab, sest et kõik on rämps juba. No tihtipeale kui... Tõepoolest, no on rämps. Keskmine seda ei saa süüa. Tundub, et keskmine inimene, nii palju kui ma olen nendega kõnetlenud, nad ei tea ühtegi muud toitu peale saia, leiva ja margariini ja makaroni ja noh, et kui need asjad välja võtta, siis tihtipeale küsivad, no mida muud seal süüa on, et küpsist ja kommi ja muidugi need on maitsvad asjad, mõnikord on isegi tasub ära, et natuke ohverdada oma tervist paki kommi eest, aga see on küll mõne minuti hea, võib-olla 10 minutit süüa seda paki kommi, aga siis ka tagajärjed on ikka kuude viisil ja need tagajärjed, kõige suuremad tagajärjed tulevad kohe ja siis läheb see järjest pikka mööda alla, mis kestab kuid, kui mitte aastaid. Ja see on kohe märgatav, kuidas poodides see toidu kvaliteet pidevalt läheb allapoole ja ainult kogu aeg kallimaks toita, aga allapoole pidevalt sa ei leia sealt enam mitte midagi, mida osta, tasuks. No seda konna temperatuuriga tõstetakse järjest rohkem üles ja kõik kasulik keelatakse poest ära nagu hapupiim ja näiteks mul vanavanemad isegi räägivad, et hapupiim, ma ei tea, on hoopis midagi muutuda vanasti. Vanasti nad rääkisid küll jah, et hapupiim ei ole see, mis nagu vanasti oli või sellest piimast ei saa hapupiima teha ja nüüd nad tundub, et küll kahju öelda, aga tundub, et nad on juba sellega harjunud, et nüüd sobib ainult see poepiim, et nüüd need tervislikumad piimad ei sobi, et ei maitse ja nüüd hapupiimad ka ei maitse nii väga enam, et lihtsalt kohanevad ära ajaga kaasa. Ja sest midagi sa nagu pead sööma, aga see maksab sulle kätte, kui sa mürgituse saad lausa kohe sellest toidust ja vaadake väga põhjalikult. Uurige, mida te ostate ja mida te sööte, sellepärast et elu on ka nii kiireks läinud, et ega pole õieti aega ju ka seal, eks ole, 10 korda joosta poodi ja nii edasi, isegi kui ta on lähedal, eks ole. No me oleme tihtipeale lihtsalt pidevas paanikas ja
ja et mida süüa, kuidas oma tervist hoida natukenegi. No kui meil on mingi häda, me lihtsalt võtame valuvaigisteid ja mingid antibiootikume, mis ei ole kuigi hea lahendus haigusele. Et haigusele tuleb leida juure põhjus, mitte lihtsalt tuimestada seda. Inimene on niigi tuimaks tehtud oma, kui inimene näiteks tarbib suhkruid ehk süsivesikuid, et minu teada üks keskmine inimene tarbib üle 100 grammi suhkrut ilusti päevas ehk leib on üle poole suhkur, mingi eriti said. Ja riis on mingi 70-80% suhkur. Ja see muutub järjest hullemaks kogu aeg, halvemaks, eks ole. Jah, et seal sellepärast, kui eesmärk on vähendada inimkonda arvuliselt, siis see kõik läheb kokku ühte ja sama patta. Eks meid rünnatakse nii, kui saavad, et seal on inimesed, kes panevad täiega ja me siin oma püüame oma panuse panna täiega panemisse. Immuunsüsteem on ju kõige tähtsam ja kui seda ära rikutakse, see immuunsüsteem, siis tulevadki kõik need haigused, mida meile ka saadetakse. Tervis on kõik meie, see tervenemine on meie keha oskab terveneda, iga inimese keha oskab terveneda, võiks öelda absoluutselt ükskõik mis haigusest. Isegi, ma ei hakka väitma, et isegi uut jäset on võimalik kasvatada, aga ma olen kuulnud. Kui ta immuunsüsteem on korras, eks ole, siis on tal võimalik. Aga kui see ei ole korras, siis sa sured lihtsalt. Kõik haigusid on võimalik ära ravida. Vähk on üks kõige lihtsamad asju, mida on võimalik ravida. See info peidetakse ära, meil pumbatakse vähi kasvu suhkrut täiega kehadesse, lihtsalt lõpeta suhkru söömine, süsivesikute söömine, vähem kui 2 einet päevas ja vähk on läinud väga kiiresti. Ja palju muud kasulikke tegurid juhtub. Ja nii et mõtelge alati ennem, kui te midagi suust sisse panete. Mitte lihtsalt ei mõtle, et luugist alla ja aina luugist alla ja ei mõtle üldse, mis see kehale teha võib. Mõnikord lihtsalt pöörake tähelepanu enda kehale ja mõelge, kas su keha vajab seda. Ja äkki su keha ütleb, võib sulle isegi midagi paotada, et mul seda vaja, et anna tulla või et lõpuks ometi sa kuulad mind, et ei viska see minema, et teeme neid väikseid muudatusi. Nüüd kuula. Et meil on ka üks üritus siin lähemal ajal kavas, aga muidugi me vaatame ka seda, kuidas on reaktsioon inimeste poolt. Ravel Viirsalu oskab ravida inimesi ka otseses mõttes ja ka minul on kokkupuuteid olnud parima Eesti imearstiga, kes on mulle ka oma õpetusi edasi jaganud, nii et vaatame, kas saame ühiselt need asjad lõpuks korda, aga veel kord Ravelil on väga õigus, et vaadake ennem, kui te midagi ostate sealt poest, vaadake väga põhjalikult, lugege kõike, mis seal on juurde kirjutatud, ärge uskuge ka kõike, mida seal kirjas on. Julge hoolida oma kehast, et tavaliselt inimene hoolib oma autost nii-öelda rohkem kui oma enda kehast. Ja mis ma veel öelda tahtsin? Et ega meil palju vist rohkem aega ei olegi, on sul kuskil vaadata ka, et kui palju me oleme juba rääkinud. See aeg hakkab täisama, sest väga pikka juttu ka inimesed on väsinud, nad ei jaksa väga pikka juttu vastu võtta. Aga eks me tasapisi järgmine kord räägime jälle uutest teemadest. Aga täna siis täname kuulamise eest. Täname kuulamise eest, kes iganes olid võimelised kuulama. Ja see oli Paneme täiega number 6 ja õige pea arvatavasti tuleb ka number 7. Ja me tõepoolest lubame teile, et me ütleme välja need tõed, millest siiamaani räägitud ei ole
ja kui me need tõed oleme välja ütlenud, küll me siis leiame ka need ühised väärtused, mida mööda siis edasi minna ja vaatame inimesi. Viimase asja, mis ma ütleksin veel, kindlasti vaadata tegude järgi igat inimest, keda me valime sinna ülesse, keda me tahaksime Riigikokku, näiteks Eesti Kodanike Erakond pakkus välja erakorralised Riigikogu valimised, kusjuures ka isiku valimised on väga tähtsad, sellepärast et inimesed teavad, kes on üks või teine isik, et kas teda tasub, kas tal on mingeid tegusid taga või ta lihtsalt ajab jama juttu. Ja järelikult siis need inimesed on vaja sinna Riigikogusse üles valida, need kõige targemad, kõige andekamad ja need, kes on ikkagi tegusid Eesti jaoks teinud, sest nad näitavad sellega, et nad on need parimatest parimad. No ma olen ise väga palju pannud tähele, et kõige hämmastavamad inimesed, keda ma tean, nad ei tee kuigi palju tegusid. Et no küll nad teevad tegusid, aga mitte nagu siukseid suuri märgatavaid tegusid, et nad nagu tihtipeale nendel on nagu rahaprobleemid, nad näiteks on kooliõpetaja või teevad kunsti või nad näiteks lihtsalt tuiavad elus ringi, ise on potentsiaali täis ja kõige talentikam inimene. Aga nad ei julge lihtsalt tegusid teha. Nad lihtsalt ei ole motiveeritud ei ole või lihtsalt nendel ei ole kellegiga suhelda ja arutada neid teemasid, et mõnel inimesel on seda potentsiaali, võimekust tohutult palju, aga nad lihtsalt vajavad kedagi, kellel arutada neid asju. Ma tean, et seal on tohutult palju inimesi, hästi palju nagu, kellel on hästi palju väärtust anda, aga nad lihtsalt vajavad kedagi, kellega suhelda sel teemal, kes on nõus toetama, mitte lihtsalt tagant surkima neid, et. Ja Eestis on ka üks natuke paha komme, et kes meil siin üleval Toompeal istuvad, et siis tihtipeale täiesti absurdsed asjad tulevad välja. Näiteks kui kästakse töökohal Eesti inimestel hakata seal rääkima kas siis ainult vene või tähendab ukraina keelt keegi ei tunnegi ja nüüd hakatakse suruma peale täiesti võõraid keeli, kuigi meil on olemas riigikeel, on eesti keel ja nii edasi. Aga sellest mitte keegi välja ei tee, tähendab meie ei täida isegi Eesti Vabariigi põhiseadust ja kõige kõrgemal tasemel. Ja ma olen kursis nende asjadega, mis siin toimuvad, sest inimesed räägivad meile neid asju. Räägivad ka sulle, räägivad mulle ja nad saavad isegi vähem palka, kui saavad need võõrad, kes on siia sisse tulnud. Nad saavad mitu korda vähem palka ja nad ei protesti selle vastu. Tähendab, niisuguseid asju ei tohiks lubada mitte ükski rahvas, et sind alandatakse, sa pead hakkama võõrast keelt rääkima, sulle ei maksta sama palka kui nendele, kes on võõrad ja siia sisse tulnud. Et siuksed asjad tuleb lõpetada ja võimalikult kiiresti, sest et sellest sõltub ju ka meie elu kvaliteet ja mida me siis lõpuks sealt poest ostame. Kuigi ma ütlen, et ka see toit on viletsamaks läinud, aga ikkagi, kui meil raha pole, siis me ei saa üleüldse mingit toitu osta. Pealegi ma sooviksin ka lisada, et tervislik toit ei ole peale kallis. Ühed kõige tervislikumad toidud ongi kõige odavamad. Et näiteks üks karp mune, näiteks 10 muna süüa päevas, toorest muna ja see on kõige parem kõige tervislikum toit, saad sealt kõik asjad kätte. Ei, ma usun, aga ka munad on väga kalliks läinud, võib-olla sa pole märganud seda, aga vaata teinekord, eks ole, ma lihtsalt tahan öelda, et ma vaatan juba huvi pärast, vaatan neid hindasid ja asju, et näha, kuidas elu Eestimaal edeneb. Kõige paremaid toiduaineid tarbida alla 3 euro päevas, et keha saab kõik kätte, mis vaja on, alla 3 euro päevas, ei ole kui palju, aga näiteks peet on kasulik, see on odavam kartul, see on hästi kasulik, eriti nendel, kellel on natuke allpool probleem ja siis küüslauk on kasulik ja linasee, värskelt jahvatatud linaseemned
eks ma teen teinekord rohkem lahti, mis on kasulikud asjad minu arvates isiklikult, et kui kellelgi on huvi, siis saab kuulata. aga jah, tänaseks vist lõpetame. see oli jälle kord Paneme täiega number 6. jah, nii kaua ei jaksa või. Meiega on mina Hint, mina olen Ravel Piirsalu ja loodetavasti peatse kohtumiseni. Kõike head. Kõike head.